Nii, tere hommikust. Nii nagu sai kokku lepitud, tänane loeng Zoomis ja üks moment, ma võtan materjalid ka ette. Ja kohe. Ning meie teemad jätkuvalt on ikkagi veel praegu selle nii-öelda teoreetilise aspekti juures. Järgmistel loengutel me liigume siis nende spetsiifilisemate ja konkreetsemate teemade juurde, nagu juba sotsiaalkultuurid, erinevused ja muud asjad. Aga praegu veel teooriatest ja muudest nendest teemadest ka. Ikkagi on oluline teades või siis õppides rahvusvahelist äri ja rahvusvahelist kaubandust, siis olla kursis kõikide nende põhiliste kaubandust, välismajandust ja rahvusvahelist majandust käsitlevate teooriatega, et nagu ma teile ütlesin ka, ma ühes meie siin ilmselt mingil järgmisel kohtumisel ma teeksin siis sellise tervikpildi, kui me oleme kõik need teoreetilised aspektid läbi käinud, et kuidas omavahel siis kõik need erinevad teooriad, mida ma olen teile siin vahepeal rääkinud ja mille baasil ka need artiklid on olnud, et kuidas need kõik nagu lõpuks kokku sobituvad. Et need on piisavalt palju ja ilmselt tekib ühel hetkel selline segadus, et ega väga täpselt ikka aru ei saa, et milline teooria millega seotud ja milleks kõik vajalik on. Aga vaatame need siiski veel üle, et ma olen teile mõningatest nendest juba rääkinud ja nagu ma teile siin ühes esimeses loengus ütlesin, et kogu tänapäevane rahvusvaheline äri ja kaubandus, kuidas riigid ja ettevõtted omavahel kaupu teenuseid vahetavad, see on siis üles ehitatud tuntud siis absoluutse ja suhtelise eelise teooriale, mille loojateks olid siis Adam Smith ja David Ricardo. Ja see siis meile rääkis seda, eks ole, et kui ettevõtted müüvad tooted teenused mingi teise riigi ettevõtetega või siis arendavad rahvusvahelist äri, siis nende see riiklik päritolu väga palju määrab ära see, millises valdkonnas nad hakkavad tegutsema. Ja nad püüavad ära kasutada oma asukohariigi või asukohamaa siis teatud eeliseid ja need eeliseid sai olla 2 tükki. Absoluutne eelis ütles meile seda, et riigil on finantsilises ja rahalises mõttes mingi kauba tootmises teiste riikide ees täielik eelis, mis tavaliselt tuleneb siis mingisugustest geograafilistest või klimaatilistest tingimustest. Et siin näitena oli, et mingi kohviua tootmine või banaani kasvatamine. Et Eestis ja Põhjamaades teha ei saa, järelikult see jääb mingite teiste riikide pärusmaale. Suhtelise eelise teooria ütles seda, et isegi olukorras, kus erinevad riigid võivad täpselt samu kaupu valmistada ja toota, siis nad lähtuvad sellest, et millise kauba tootmine on neile suhteliselt kõige kasulikum, ehk siis toob kaasa kõige vähem kulusid ja justkui sellele kaupale peaks siis spetsialiseeruma. Ja nüüd ega siis kõik ülejäänud needsamad sellised väliskaubandusteooriad põhimõtteliselt baseeruvad enam-vähem täpselt samadel asjadel. Et järgmine teooria, mida võiks välja tuua, kannab nime Hexer-Hollini neoklassikaline väliskaubanduse teooria. Ja see ütleb üldises mõttes ära kõik selle, mida ka absoluutse suhtelise eelise teooria on tegelikult juba kunagi varem postuleerinud, et iga riik siis keskendub või kontsentreerub siis nende kaupade ja teenuste tootmisele, mida ta suudab teha kuluefektiivsemalt kui teised riigid. Ja kui me räägime, eks ole, siis ettevõtte tasandil, siis ettevõtte tasandil mõte peaks olema põhimõtteliselt sama. Et see kuluefektiivsus üldjoontes tulenebki siis kas siis tootmise korraldamisest, tööjõu hinnasoodustustest, tooraine kättesaadavusest, et põhiliselt sellised siis loogilised asjad. Ja ega siis sellel siin nagu siis midagi sellist ebaloogilist ei olegi, et riikide rikkus väga sageli baseerub ikkagi nende siis aja jooksul arenenud ka siis teadmistele või mingitele muude eelistele, mis siis nagu moodustab selle riigi kaubanduse ja majanduse põhistruktuuri.
Siis toote elutsükli teooria, selle teooria loogika või selle teooria baasiks on siis see, et tooted oma siis eluaja jooksul liiguvad ühest riigist teise, lähtudes sellest, et kui palju need tooted, teenused vajavad arendamist ja kui keerukas on nende kasutusele võtmine. Ehk siis kõigepealt, kui see toode kuskil mingis riigis valmis saab, siis kuna tema arendamine, siis nagu loomine ja kogu see arendamisprotsess nõuab spetsiifilisemat ja kvaliteetsemat tööjõudu, ja me eeldame, et selle looja ettevõtja, temal on see kvalifitseeritud tööjõud, siis esialgu see toode saab alguse ja müüb ainult koduriigis. Ja nüüd siis edaspidi hakkab ta liikuma siis väljaspoole teisi riike või väljaspoole koduriiki lähtuvalt sellest, et tema valmistamine hakkab muutuma standardsemaks. Me ei vaja enam sellist spetsialiseeritud ja väga kallist tööjõudu, vaid kõike seda asja saab hakata valmistama nagu madalamate kuludega ja standard- ja masstootmisena ja siis hakkab see toode liikuma justkui nagu siis odavama tööjõuga riikidesse või ka ütleme laiemas mõttes, muus mõttes mingi muu odavama ja lihtsamalt kättesaadavama ressursiga riikidesse. Ja selle kasulikkus, miks sellist asja võiks soosida, seisneb siis selles, eks ole, et need innovatsioonriigid ehk siis need rikkamad ja targemad riigid siis sellega teevad teatud investeeringuid ja viivad siis oma teadmist ka teistesse riikidesse, mis nendega võrreldes on madalamal arengutasemel või odavama tööjõuga. Kui me mõtleme näiteks Eesti peale, siis Eesti on ilmselgelt olnud mingi aja sellises staadiumis, kus ta oligi just nimelt see odava tööjõu riik ja meile jõudsid väga paljud tooted teenused alles siis, kui nad olid oma sellise esimese elutsükli oma koduriigis läbi elanud või siis kõige halvemal juhul oli ka see, et kui nad tooted liiguvad riigist riiki, siis see tähendab seda, et madalama elatustasemega ja mahajäänumatesse riikidesse sinna jõuavad tooted alles päris nagu oma elutsükli lõpupoole. Kuigi tänapäeval seda probleemi enam väga ei ole, aga võib-olla 10-15 aastat tagasi päris paljud sellised ka tehnoloogilised lahendused liikusid niimoodi riikide jõukuse hierarhia mõõdupuud mööda. Ja siis on veel sellised huvitavad teooriad nagu kaubandusele orienteeritud strateegia ja kaubanduse vastu orienteeritud strateegia. Et kaubandusele orienteeritud strateegia mõte on siis selles, et nagu ikka ettevõte otsib mingisuguseid kulueeliseid. Ta üritab leida kohti, kus ta saab odavamat ressurssi kätte või odavamalt toota midagi. Aga paratamatult läbi selle protsessi, et ta otsib odavamat ressurssi, ta viib ka innovatsiooni, teadmist, oskust teistesse riikidesse ja selle tulemusena justkui riikide arengutasemed rohkem ühtlustuvad. Nii et jällegi, et kui me ühelt poolt näeme, et igasugune selline, kuidas ma nimetan seda, ressursside röövelik ärakasutamine justkui peaks olema kahjulik siis nendele vastuvõtval riigile, siis tegelikult on selle asja juures ka hulk sellist positiivset tendentsi, et ka see kehvema elatustasemega riik, tema saab siis kasutada ära nende rikaste, jõukate, targemate riikide know-how'd, teadmist ja oskust tänu selle, et tema pakub neile siis teatud ka mingit, just nimelt mingit eelist, mis temal on. Nii et kaubandusele orienteeritud strateegia on justkui nagu positiivse nähtega, aga kaubanduse vastu orienteeritud strateegia on selline negatiivse kumandiga ja siin on toodud näitena, et USA kasutab sellist varianti, mis tähendaks seda, et USA ettevõtted otsivad endale selliseid tehnoloogilisi lahendusi teistest riikidest, püüavad neid enda kasuks ära kasutada, neid üles osta ja vastu nagu suurt midagi peale raha ei anna. Et umbes näide nagu Eestist, et osteti üles Skype ja selle arendamisega rohkem umbes, et ei soovitud tegeleda ja see sihtriik või siis vastuvõttev riik, kus kohas see äri siis esialgselt toimus, tema justkui peale raha ei võidagi siit mitte midagi muud. Nii et need on jällegi selline hulk erinevaid teooriaid, mis siis kõik meil seda väliskaubandust siis ka
toetab. Siis on olemas selline mudel, mille autoriks on mees nimega Max Gordon, kes on siis ka uurinud väliskaubandust ja selle nii-öelda siis põhjuseid ja kuidas üldse kaubad ja firmad liiguvad ühest riigist teise. Ja tema on siis vaadanud seda, et kuidas siis nagu need multinatsionaalsed ettevõtted just nimelt seda asukohamaad endale siis valikus nagu seavad kriteeriumisse, et milliste kõige olulisemate aspektide ja kriteeriumite alusel otsustab siis mingisugune ettevõte, kuhu oma tootmist või teenust või turgu siis nii-öelda laiendada. Ja tema on siis toonud välja mõningad sellised hästi olulised faktorid, et kõigepealt peab olema nii-öelda sellel maal, kuhu siis liigutakse, olemas 3 olulist tootmistegurit. Ehk siis peab olema olemas füüsiline kapital, füüsilise kapitali all me peame silmas igasugust füüsilist vara, teadmised ja töökapital. Töökapitaliks nimetaks siis tööjõud. Et need nii-öelda, kui ettevõte soovib hakata midagi seal reaalselt füüsiliselt valmistama, siis need asjad peavad olema olemas. Ja nüüd, kui me mõtleme näiteks siis, et näiteks väga paljude suurte ettevõtete puhul võib jääda näiteks Eesti turg liiga väikeseks, seetõttu, et meil ei ole lihtsalt nii palju inimesi. Et kui oletame näiteks, et siia tahaks tulla mingisugune gigantne tehas, mis valmistab näiteks sõiduautosid, kus töötab võib-olla 10 000 inimesi, siis Eesti turul ei ole võtta sellist töökapitali ehk siis nii palju inimesi, kellel oleks spetsiifilised oskused ja kes on ka turul vabalt saadavad. Nii et see näiteks võiks olla Eesti turu puhul kohe miinuseks, mis aga võib-olla näiteks ei ole üldse probleemiks mingil teises riigis. Siis eeldatakse, Max Gordon eeldab, et füüsiline ja inimkapital on mobiilsed, ehk siis see tähendab seda, et need saavad liikuda nii riigi sees kui riikide vahel. Siis edasi kõiksugused nii-öelda sellised funktsioonid ja tootmistegurid ja nende varustatus ajas on muutumatu, mis siis tähendab seda, et see protsess on seal nii-öelda selles nii-öelda sihtriigis on ta olemas, toimib ja seda saab nüüd ära kasutada. Miks üldse minnakse välisriiki? Ilmselgelt minnakse sellepärast, et saavutada mingit mastaabiefekti, eks ole, et see on see, et mida rohkem sa toodad, seda madalamaks läheb tüki hind ja see nii-öelda selline konstantne mastaabiefekt peab olema tagatud. Ehk siis päriselus see tähendabki seda, et me vaatame riike, või mitte riike, näeme ettevõtted, kes liiguvad, eks ole, erinevate riikide vahel, siis nad eelkõige ju loevad nii-öelda seda sama nii-öelda sõnastust raha. Kui palju raha nende nii-öelda siis kui palju raha nii-öelda nende see tootmine siis nagu neelab ja väga-väga sageli ju tehakse selliseid päris suuri investeeringuid ühest riigist teise, kolitakse terveid tehaseid, mis tunduda nagu kulu mõttes meeletult suur, aga tegelikult see mastaabiefekt, mis saavutatakse, on niivõrd palju suurem, et see kolimine või tehas ümber nii-öelda siis liigutamine ühest riigist teise ei olegi nii suur kulu võrreldes selle kokkuhoiuga. Siis oluliseks efektiks, vaid oluliseks nähtuseks on kindlasti see, et igasugused tollid, maksud ja muud asjad, mis takistavad rahvusvahelist kaubandust, need peaksid siis kas puuduma või olema võimalikult madalad. Transpordi nii-öelda kulusid sisuliselt üldse arvesse ei võeta, ehk siis transport ei nõua mingeid kulutusi, kõik nii-öelda, ei ole see, et ma pean sõitma ühest maailma otsast teise, vaid et seal koha peal on kõik selleks vajalik olemas. Tootmisfunktsiooni tehnoloogia on igal ühesugused ja nii-öelda siis see nii-öelda mittemobiilne tootmistegur on siis reaalselt nagu siis tööjõud. Nüüd küsime, et kui füüsiline inimkapital on mobiilsed, aga tootmistegurites töö on siis nagu immobiilne, mis see tähendab, siis see mõte võiks olla selles, et teadmisi on võimalik liigutada ülepiiriliselt ka mingite spetsialistide nii-öelda abil, aga see musta töö tegija piltlikult öeldes, see lihtne, see kõige odavam tööjõud, see peab olema koha peal saadaval. See on selle asja nagu point. No ja kui me vaatame nüüd selle Gordoni mudelit, siis tegelikult see Gordoni mudel kõige rohkem kirjeldab siis sellised ettevõtted, kes otsivadki odavat tööjõudu oma toodet tootmiseks. Et kõik see, mis Eestis oli võib-olla siin 10-20 aastat tagasi täiesti selline tavapärane ja on täna Aasia riikides, et see mudel kirjeldab selliste ettevõtete toimetamist.
startup ettevõtted või ka ütleme siis tavaärid, aga mis ei ole nii kõrge tehnoloogilise lisandväärtusega, neid ettevõtteid see mudel tegelikult paljuski ei puuduta. Siis väga huvitav teooria on firma teooria, kelle autoriks on Ronald Coase ja temal sulest on ilmunud ka Eestis eestikeelne raamat Firma, turg ja õigus. Selline raamat ongi. Ja tema siis on juba tegelikult üsna ammu aega tagasi, ikka juba eelmise sajandi esimeses pooles, toonud mängu sellise asja nagu tehingu ehk transaktsioonikulud. Ehk siis see tähendab seda, et tema siis on uurinud ka seda, et esiteks on tema siin esimene küsimus selline, et milleks üldse meile firmad ja teiseks, et kui suureks või kui kaugele üldse üks firma saab areneda, liikuda, kasvada. Ja seetõttu tema on siis lähtunudki just nimelt sellisest nagu tehingukuludest. Ehk siis esimene loogika on see, et me mõtleme, et okei, et milleks meile firma, et võib tekkida nagu rumal küsimus, siis tavaliselt koolis õpetatakse meil alati seda, et firmad on vajalikud selleks, et tekib nii-öelda siis ressursside sünergia. Ehk siis, kui võtame, et kaks inimest toodaksid sõltumatult, üks toodab ühte asja ja teine teist asja, et siis nende efektiivsus on palju väiksem kui siis, kui need kaks inimest paneks kokku, me hakkaks neid juhtima ja nad töötaksid ühise eesmärkide nimel, et siis sellest 1 + 1 ei anna mitte kokku 2, vaid näiteks võib-olla hoopis 4. Et see on siis see nii-öelda üks loogika. Nüüd aga see nii-öelda Ronald Coase läheb oma teoorias pisut isegi teistsuguse lähenemisviisi teeb. Ja tema ütleb niimoodi, et kui me võtame näiteks, et üks ettevõtja või inimene pakub mingid tooted-teenuseid, siis iga kord, kui ta soovib seda toodet-teenust müüa, tal on vaja justkui, eks ole, sõlmida nii-öelda iga kliendiga mingisugused lepingud. Tal on vaja luua iga kord, kui ta midagi müüb, mingisugune nii-öelda selline ka nii-öelda nagu sõlmida mingi tehing. Iga selline tehing on seotud mingite kuludega. Ja nüüd tema loogika kohaselt on siis firma eelis selles, et firma justkui suudab neid üksikuid tehinguid, mida inimesed peaks tegema üksteisega kõikide toodete-teenuste vahetamisel, ressursside hankimisel. Firma suudab teha seda efektiivsemalt. Ehk siis firma ei pea sõlmima justkui iga inimesega eraldi ostu-müügilepingut, vaid näiteks tabab suure kaupluse ja kõiki inimesi teenindatakse selles kaupluses siis ühe lepingu alusel, piltlikult öeldes. Nii et siis kogu see protsess, mida ettevõttes tehakse, näiteks nagu siin on, eks ole, mingi ostutehingute ettevalmistus, teostame kontrollida, see on seotud kuludega, mida nimetatakse tehingukuludeks ja nüüd firma eesmärk ongi see või firma point või tema eelis on selles, et tema tegevus viib need tehingukulud nii palju odavamaks. Ja nüüd siis järgmine küsimus, et kui kaua siis või kui kaugele see firma saab kasvada, ehk siis nüüd, kui suureks saab üks ettevõtte maailma mõistes minna, siis põhimõtteliselt saab ta minna nii suureks seni kaua, kui iga järgneva laienemisega seotud kulud jäävad väiksemaks, kui sellest tehingu jäävad väiksemaks, kui see tehingukulu oleks olemata või ütleme niimoodi, et seni kaua, kui tehingukulude määr ei ületa laienemise määra, tasub ettevõttel ikkagi laieneda. Ma ei tea, kui arusaadav see nüüd oli, aga põhimõtteliselt loogika on umbes selline siis. Nii et siis, et iga turu laienemine toob kaasa uue kulu, aga senikaua, kui see kulu on ikkagi väiksem, kui see laienemist saadav kasu, senikaua on siis ettevõtetel mõttekas laieneda. Et ettevõte jääb seisma, tema suurus jääb seisma siis või kasv jääb seisma siis, kui ta iga järgnemise laienemisega tegelikult hakkab kulutama rohkem, kui ta selle laienemise pealt tekkivat kasu suudab teenida. Ja see Coase'i firma teooria loogika läheb isegi sinna välja, et kui tegelikult puuduksid igasugused tehingukulud, siis põhimõtteliselt tema sõnade järgi firmasid poleks üldse vaja, vaid kõik inimesed saaksid oma tooted-teenused müüa üksteisele, et firmat sellist kui polegi vaja. Oleme ausad, tema firma teooria on hästi kitsas, ta vaatab ainult ühte nähtust nimega just kulud, eks ole,
et tegelikult ettevõtete loogikal või ettevõtete nagu olemusel on palju muid loogikaid ka, näiteks vastutuse jaotus, usaldus, kvaliteet, mastaap, 100 muud asja. Nii et olles nagu hästi kriitiline, siis Coase teooria on liiga kitsas vaade sellele, aga ta lisab juurde sellise huvitava mõõtme just nimelt tänu selle kulude ja just nimelt sellise transaktsiooni või siis tehingkulude loogikale. Ja tema siis ütlebki, et eks ole, et klassikaliselt need transaktsioonikulud jagunevad siis kahte. Üks on siis informatsiooni hankimise kulud ja teine on siis see kooskõlastamine ja siis tehingukulud, eks ole. Nii et siis iga inimene, kui ta seda teeks seda tööd, justkui, eks ole, peab siis kahtesugust kulu kandma. Just nimelt seda sama informatsiooni ja kooskõlastamise kulu. Ja lõpuks, nagu ta ütlebki, et siis ettevõtetel on siis kombeks laieneda nii kaua, kui kuni ühe selle täiendava selle transaktsiooni ehk siis see on siis tehingu organiseerimine on siis kulude poolest võrdne selle sama tehingu läbiviimisega mõne teise ettevõtte baasil. Nii et isegi ütleb niimoodi, et kui me näiteks sõlmime mingite ettevõtetega, teeme mingit diile või me püüame leida mingit eelist teistes ettevõtetes, siis senikaua, kui meil tasub seda transaktsiooni teha, me teeme seda ise ja senikaua, siis kui enam ei tasu, siis me anname selle töö või teenuse justkui teisele ettevõttele, kes teeb seda asja efektiivsemalt. Ja siis siit tuleneb see loogika, miks pärast on meil, eks ole, igal ettevõttel justkui oma mingi roll maailmas, et kui me vaatame, et ettevõte võib olla küll palju väiksem ja keskendub mingi ühele-kahele asjale, siis järelikult tema suudab teha seda teenust või toodet odavamalt kui mõni teine ettevõte, järelikult tal on kasulik pakkuda seda teenust teistele ettevõttele, näiteks transporditeenus, eks ole, ütleme, et kui ettevõte X näiteks müüb mingeid kaupu teenuseid ja sooviks hakata neid ise ka transportima, siis tähendab seda, et see transaktsioon ehk see tehing, mis tähendab siis sedasama tehingu teostamine, see müügitehingu teostamine, mis hõlmab ka transporti, see võib minna selles ettevõttes niivõrd palju kallimaks, et see kasu, mida ta sellest saab, jääb sellest kulust väiksemaks ja seetõttu tal ei ole võib-olla mõttekas seda transporditeenust ise pakkuda, vaid seda ta ostab sisse mõned teised ettevõtted, kelle jaoks see tehingukulu on palju odavam. See on midagi taolist loogikat. Siis on veel paar huvitavat sellist teooriat. Üks neist kannab nime siis otseinvesteeringute behavioristic teooria ehk siis käitumuslik teooria. Ja see siis räägib sellest, kuidas siis nagu ettevõtted üldse arenevad, kasvavad, laienevad, ja siis loomulikult, eks ole, siis me räägime nagu välisturgudelt, et see, kõigepealt loogika on siis selles, et see käitumuslik teooria, ta postuleerib, et organisatsioon, eks ole, koosneb inimestest. On nad siis erinevate huvide, võimete ja oskustega. Ja nüüd see ettevõtte sisemine protsess ja tegevus, eks ole, siis see on nagu, teatud mõttes ta nagu allub mingitele standardsetele käitumisjuhistele, mis on ettevõtte poolt välja töötatud ja siis igasugused otsustamised jagatakse siis ettevõtte vahel ära. Ja organisatsioon peab oma selle töö käigus või töötamise või tegevuse käigus olema siis just nimelt selline õppimis- ja kohanemisvõimeline. Ja kui nüüd, eks ole, siis ettevõte teeb mingisuguseid selliseid nagu investeerimisotsuseid või laienemisotsuseid, siis ta teeb seda just nimelt läbi sellise standardiseeritud õppimis- ja tagasisidestamisprotsessi. Ehk siis, et kui näiteks, eks ole, mingisugune probleem või lahendus ei toimi, siis me järelikult peame tagasi tulema ja me peame seda probleemi uuesti käsitlema, sellepärast, et midagi läks nüüd nihu. Ja see behavioristic teooria võtab tegelikult kokku selle sama käitumusliku rahvusvahelistumise teooria, millest me oleme teiega juba algusest peale ka rääkinud. Nii et siis see tähendabki seda, et see on selline nagu siis teen õpin ja siis kohandan selline metoodika, et ma teen mingid tegevused, ma õpin sellest midagi ja siis ma tagasisidestan iseennast või oma ettevõtet ja siis vajadusel ma siis muudan midagi või ei muuda. Nii et siis
ettevõtete laienemine käib siis sellise nii-öelda käitumusliku õppimise, mitte mehaanilise loogika alusel ja seda me nimetasime siis selleks käitumuslikuks rahvusvahelistumiseks või rahvusvaheliseks käitumiseks. Noh, need strateegiaid me oleme teiega vaadanud siin ikka tegelikult juba päris hea ports. Igasuguseid strateegiaid on, aga noh, jällegi nagu, et kui nüüd võtta nagu asi niimoodi tervikuna kokku, siis võiks öelda niimoodi, et ükskõik mis ettevõtted me kõik võtame rahvusvahelisel turul, paneme nad kõik ühte hunnikusse ja eristame nad mingite sarnast tunnuste alusel. Siis me näeme, et reaalselt on kõik ettevõtted enam-vähem võimalik liigitada siis 3 sellise põhistrateegia alusel. Ehk siis põhjus, miks minnakse rahvusvaheliseks, neid põhjusi oli mäletatavasti hästi palju, aga nad kõik teatud sarnaste tunnuste alusel jagunevad mingite kindlatesse gruppidesse. Ja need 3 gruppi on siis globaalne strateegia, eriomaste oskuste strateegia ja kohanemise strateegia. Ehk siis see globaalne strateegia on siis põhimõtteliselt selline üks kõige levinumaid masstootmise ja masslaienemise viise. Et ettevõtted otsivad kulude vähendamist ja mastaabiefekti, eks ole. Ja see tähendabki seda, et liigutakse hästi standardiseeritud, hästi ühesuguse tegevusmudeliga, sest seda on lihtne rakendada ja mõõdetakse ainult, eks ole, finantsilisi tulusid, kulusid. Siis on olemas selline asi nagu eriomaste oskuste strateegia ja võt see nüüd on siis see, kus siis, eks ole, minnakse nii-öelda liigutakse turgudelt seetõttu turgudele, et omatakse midagi sellist, mida siis nendel kohalikel turgudel ei ole, just nimelt selline know-how või teadmised, oskused, mida siis viiakse teistele turgudele, kasutatakse oma eelist seal ära ja vajadusel siis ka midagi siis võetakse üle sellest nii-öelda asukohamaast. Ja kolmas on siis see kohanemisstrateegia, et see tegevus kohandatakse siis vastavalt asukohamaa tingimustele vastavaks ja tooted, teenused muutuvad siis selliseks, nagu nad sobivad kohalikul turule. Nii. Nüüd, mis on selle 3 strateegia niisugune nagu võib-olla olemus kõige laiemas mõttes, tähendabki seda, et teistpidi öelda tähendab seda, et kõik ettevõtted kasutavad kas siis sellist lähenemisviisi, et nad ei muuda mitte midagi, tooted on igal pool ühesugused, kogu teenuse protsess, kõik bränding, kõik on ühesugune alati. Teine loogika on siis see, et toimub mõningane kohandamine, jäädes siiski nagu eripäraseks. Ja kolmas variant on see, et tooted, teenused, millega minnakse välisturgudele, on nii palju muudetud, et nad tegelikult, ütleme, et kui me võtame ühe sama ettevõtte, siis me võime näha, et selle ettevõtte poolt pakutavad tooted, teenused erinevad igal turul totaalselt. Ja see on niisugune nagu just nimelt see, et kui palju võetakse arvesse kohalikke olusid ja kui palju kohandatakse oma tegevust sellele vastavalt. Ja siis on olemas veel selline asi nagu transnatsionaalne strateegia, mis siis on kõikide eelnevate ühildus. See siis loogikast tähendab seda, et minnakse küll kulusid vähendama ja juhtimine käib standardselt, aga mingisugust kohandamist tehakse või mingisuguseid selliseid nii-öelda nagu mööndus siiski ettevõtte tegevuses on. Aga ütleme nii, et põhimõtteliselt nagu loogika on selles, et igasugune rahvusvahelistumine oma 2 äärmuses näeb välja niimoodi. Ühes äärmus see, et on, nagu ma olen seda varem öelnud, et kõikidele turgudele minnakse täpselt ühtemoodi, niisugune globaalne strateegia, teine siis on vastupidislik kohanemine, et absoluutselt igal turul toimub mingisugune selline nii-öelda kohalike oludega arvestamine. Me siin rääkisime mingil hetkel nendest frantsiisiettevõtetest, et frantsiisiettevõtted on sellised, kus näiteks ongi üks variant on see, et kõik on täpselt ühtemoodi, mitte midagi ei muudeta, mitte grammi ka ei toimu mingit kohandumist. Ja teine variant on siis see, et võidakse nii-öelda siis näiteks seesama kiirtoidu äri, et võidakse seda menüüd seal väga palju kohandada vastavalt siis kohaliku maa maitse ja kultuurilistele ja muudele eripäradele. Ja niimoodi on tegelikult mis tahes ettevõtetes, mis tahes valdkondades. Ja see pilt nüüd sellest nii-öelda 4 dimensioonist kokku enam-vähem siis ongi selline, et me võime siis kujutada ette, eks ole, need 4 strateegiat,
on siis pandud siia sellise pildina kokku, kus on siis meil ühes teljel on siis kohanemise vajadus ja teine on siis surve kuludele, eks ole, et kohanemise vajadus on siis nendes strateegiates eriti suur, noh, siinpool jälle väike, eks ole ju, ja samamoodi, eks ole, siis see kulude eesmärgiks seadmine on siis jällegi siin teljel suur, et me võime öelda niimoodi, et selline globaalne strateegia ühes äärmus ütleb seda, et ettevõtted kohanevad väga vähe, kuid neil on väga suur fookus oma kulude kontrolli, mis tähendabki seda, et nad otsivad tegelikult kogu aeg seda nii-öelda odavamat ja kuluefektiivsemat lahendust ja mida rohkem sa ju kohandad ennast, seda rohkem sa pead kulutama, et mida vähem sa pead muutma midagi, seda parem see ju on niimoodi, eks ole. No ja teise äärmus on siis see, et suur kohanemise vajadus, et siis püütakse luua siis toode, mis on hästi kohaliku turu sobilik, aga kulude survet siin nii suurt ei ole, sellepärast et kulud ei ole selle strateegia kohaselt nagu see kõige olulisem. See ei ole selline kõige nii-öelda primaarsem. Nii, no aga seega siis ma võtan korra kokku veel kogu selle jutu, siis kokkuvõttes hulk erinevaid mudeleid ja strateegiaid, mis siis taas, eks ole, kõike seda meie lähenemisviisi kirjeldavad ja kuna me oleme seminarides ka vaadanud neid erinevaid artikleid ja nende üle arutanud siin pikemalt ja laiemalt, siis põhimõtteliselt nagu see üldine loogika on ikkagi selles, eks ole, et vaadeldes ja hinnates mingi suure hulga ettevõtete tegevusi, me võime siis neid strateegiaid, neid laienemisi, kõike nende valikut niimoodi mingite loogikate alusel kindlasti kirjeldada. Ja nagu ma veel kord mainisin, et ma ühel hetkel, kui me oleme kõik need erinevad teooriad siin läbi käinud ja tasapisi olemegi need juba läbi käimas siin, mõned asjad veel, et siis me vaatame korra niimoodi tervikuna, et kuidas kõik need asjad nagu kokku sobivad, et püüame luua mingi sellise nagu pildi või puu, et milliste loogikate alusel ja kuidas kõik need kokku käivad, sest me oleme teiega rääkinud juba praegu nii nendest siin Uppsala mudelitest, siis me oleme rääkinud siin innovatsioonil baseeruvatest mudelitest, käitumuslikust rahvusvahelistumisest, nüüd veel hulk erinevaid teooriaid sinna otsa, et see pilt ilmselt on suhteliselt kirju. Aga see oli siis nüüd selline kiire lühike ülevaade, kuna niimoodi üksinda siin vesteldes on selgelt aeg läheb kiiremini, aga igal juhul kokkuvõtteks siis selline teemade plokk ja ma laen selle video meil siis jällegi üles Moodle'isse ja teiega siis kohtume loengutes juba järgmistel kordadel.